tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin sellise kitsimehe kaardiga ja sellele järgneb kohe selline masenduse kaart. Et see minule räägib sellest, et teil on raha kuskil kinni. Et kas on palgapäev kaugel või on keegi teile võlgu ei taha ära maksta ja te olete sellepärast mustas masenduses ja mõtlete, et küll on ikka nõme niimoodi käituda. Kui palgapäev on kaugel, no siis seda te küll muuta ei saa. Aga kui keegi nagu teile siin lihtsalt võlgu on, peaks mõne projekti eest raha laekuma, et siis see on hea uudis, et see raha teile igal juhul tuleb. No nii või naa tuleb ja see palgapäev tuleb ja keegi maksab ka oma võla ära. Et seda räägivad mulle siit edasi tulevad kaardid nagu müntide rüütel ja sauade kuus. Sauade kuus on võidupärg ja müntide rüütel tuleb siis seda raha teile tooma. No võidupärg, et siis järelikult see raha ikkagi tuleb, teie saavutate võidu ja võite olla endaga rahul. Et see on rahaga seotud sellepärast, et siin ees on see kitsimehe kaart ehk müntide 4, kus mees istub oma raha hunniku otsas ega taha seda kellegagi jagada. Aga edasi siin nädala lõpupoole tulevad sellised väikesed võitluse kaardid. Et siin on mõõkade 5 ja sauade 5. Ja need räägivad nagu sellisest egode võitlusest, sellisest konkurentsist, omavahel sellisest võistlemisest. Et tuleb lihtsalt vaadata seda, et see võistlus ei läheks, omavahel võistlemine ei läheks nagu liiga teravaks. Et mõõkade 5 ütleb seda, et on oht sellele, et te võite küll võita, aga et selle võidu hind võib olla liiga kõrge. Et olge siis oma ütlemistes ja sõnadega pisut ettevaatlik, et mõelge ennem, kui te midagi ütlete või kelleltki midagi nõuate. Ja, et ei oleks pärast pettumust. Ja nädala lõpeb siin julguse kaardiga, et see on nagu jõud või julgus, et teil on tegelikult kõik olemas, nii see jõud kui see julgus, et ega te ei peagi nii väga võitlema. Ma arvan seda, et kõik on niikuinii teil parimas korras, et raha tuleb ja võidelda nagu väga ei ole ka vaja, et kõik laheneb niikuinii iseenesest. Et teil on olemas nii see julgus kui jõud, et te olete lihtsalt tugevam, kui te isegi oskate arvata. Ja kõikides situatsioonides, mis teile elus ette tuleb. Ja tulete te kindlasti puhtalt sealt välja rahulikult. Ja mitte väga teravalt võideldes. Et öeldakse ka ju, et hea sõna võidab kurja väe. Et ilmselt on teil võib-olla mingid situatsioonid elus, kus teil tuleb kas enda ees seista või midagi nõuda sellel nädalal ees. Aga hea uudis on see, et rahad hakkavad liikuma, julgust ja jõudu teil on ja küllap siis ja on ka võidupärg, et küllap siis on teil selline tegus nädal tulemas. Ja sellist tegusat nädalat tarkade otsustega ma teile soovingi. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.